Isa ja Pojan ja Püha Vaimne nimel. Aamen. Issand, aitäh teile. Kallid õnnetajad, kallid vanemad, õpetajad ja lapsed. Täna Püha Mikaeli kooli töö tähistab oma teenistust. Kui oluline on meile tuletada, et jõuluaeg ei ole ilus aeg ainult kingituse või toidu pärast, vaid eriliselt Jeesuse sünni meenutamise pärast. Jõuluaeg on rahu ja armastuse aeg, sest kui me oleme tähelepanelikud, saame uuesti kogeda, et tänu Jeesusele ja Jeesuse läbi Jumal on meil, et Jumal tahab uuesti meie südameis sündida ja meie sees elada. See on tähtis, aga mõnikord unustame seda. Seega alustame oma teenistust Jumalale andes paludes ja palume ka, et Jumala abiga otsime alati ja ajalikult Issanda tahtmist täita. Issand, me oleme pattu teinud sinu vastu, harrastame ja peale. Kristus, sind saadeti terveks tegema käitsejaid ja sa tulid kutsuma vabaduseni. Issand Jeesus, sina kostad meie eest, isa paremal käel. Kõigevaeline Jumal, halastagu meie peale, andku meile andeks meie patud ja juhatagu meid igavesse ellu. Armoline Jumal, kes sa lased meil aastast aastasse oma lunastamise püha ära oodata, luba meil sinu poega avatud südamega oma lunastajaks vastu võtta, et me võiksime talle meelekindlusega vastu minna, kui ta aegade lõpus kohtumõistjana tuleb. Temale, kes ta koos sinu ja Püha Vaimuga elab ja valitseb igavesti. Aamen. Lugemine prohvet Jesaja raamatust. Rahvas, kes käib imeluse
see on Jumala sõna. alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata pole tekkinud midagi, mis on tekkinud. temas oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. kord saatis Jumal ingel Gabrieli maa peale neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Neits elas Galileas, Natsareti linnas ja tema nimi oli Maarja. Issand, mu süda ei ole kõrg ega
tema saab suurenema ning teda peab ühitama kõige kõrgema kohas. Kuidas see võib sündida, kui ma ei ole abielus? Püha vaim tuleb sinu peale, et kõige kõrgemale varjab sind. Seetõttu ka laps, kes sulle sünnib, on püha, Jumala poeg. Jumalale ei ole ükski asi võimatu. Ta on lõputult tark, lõputult võimas ja lõputult hea. Sündigu nii, nagu see ütleb. Möödusid kuud. Ühel päeval andis Rooma riigi keiser Augustus käsu üles kirjutada kogu maailma rahvas. See üleskirjutus oli esimene. Teadane kõigile Rooma impeeriumi alamatele, kuulake mind tähelepanelikult, võtke teatavaks, et tema keisrlik kõrgus tahab teada saada nende meeste, naiste ja laste täpset arvu, kes tema riigis elavad. Et seda rahvulgemist täide viia, peab igaüks minema oma sünnilinna teatlejatest ametnikud, kes kirjutavad üles kõigi kohale tulnute nimed ja koostavad sellest keisrile täpse nimekirja. Mis puutub neisse, kes keelduvad seda tegemast, siis neid on range karistus.
saad puhata. Kindlasti on nendes majades lahkeid inimesi, kes on nõus meile peavarju andma. Hea isand, palun öelge, kas te saaksite minule või naisele täna ööseks söömaja anda? Olete hiljaks jäänud, minu maja on kahju juba täis. Hea emand, palun, kas annaksid minule või naisele täna ööseks söömaja? Annaksin hea meelega, aga siin majas pole küll enam kellelegi ruumi. Jäta majalt toolime. Linn on juba rahvast täis ja tundub, et kõik öömajad on enne meid ära võetud. Aga ära muretse, küllap me midagi leiame. Küll Jumal tuleb meile appi. Loodame tema peale. Jah, Jumal ei jäta meid hätta. Siin on üks majake, proovime veel. Jumala nimel, lahked inimesed, kas saaksite meile öömaja anda? Meie maja on juba rahvast täis. Näen küll, et te olete head inimesed, aga ma ei saa kuidagi neile, kes esimestena jõudsid ära elda. Kas siis tõesti ei leidu ühtegi nurgakest, kus me kellelegi liiga ei teeks? Te näete, mu naine ootab last ja tema aeg on varsti käes. Ta on väsimusest tõrkemas. Temast on tõesti väga kahju, kuid meil on vana loomalaud, mis on küll vilets luualune, kuid mõneks sööks ehk parem kui mitte midagi. Võite sinna minna, kui loomad teid ei sega. Näidake seda, palun. Ehk jääme sellega rahule. Seal see on, astuge sisse. Laud on küll vana ja varisemas, kuid see on tõesti parem, mis me teile praegu pakkuda võime. Jah, siin on parem kui külmaga lageda taeval lööbida. Tuleb olla rahul sellega, mis on. Olge te tänatud, head inimesed. Olgu kiidetud issand meie Jumal kõigi oma heategude eest. Loodan tõesti, et see peavari vastu peab. Puhake hästi. Täna peame sellega leppima, Maarja. Minul pole häda midagi, kuid Jumal teab, et sina oled paremat kohta väärt kui see. Pole viga, saan ka minu väärt, et tema meie eest hoolitseda. Puhka nüüd, sa oled väga väsinud. Lähen otsin meile midagi süüa ja vaatan, ehk on meie eesliaks ka kuskil heilu.
ja ka jagama teie rõõmu. laulge nüüd üks laul meie kuninga sündimise puhul. Thank
kõik, kes karjast juttu kuulsid, panid seda väga imeks. Et Maarja pidas kõik need sõnad meeles ja mõtles nendele oma südames. Ja kui 8 päeva täis sai ja laps pidi ümber lõigatama, pandi temale nimeks Jeesus, nagu ingel oli kuulutanud. ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui isast ainuisendanud poja au, täis armu ja tõde. kallid sõnad ja öeldud. Kallid lapsed, jõulud on peaaegu käes ja täna peame oma kooli jõuluteenistus. Jõuludel meenutame Jeesuse sündimist. Tegelikult oleme täna kuulnud ja näinud Jeesuse sündimise evangeeliumit. Meie silme ees käisid läbi Maarja ja Joosep ning Zacharias ilusad pruunid ja valged tammad, härkle eestled ning muidugi ka Jeesus. See on ilus. Aga miks on see olnud? Sest see Jeesus, kes sündis Betlehemas, on meie lõpestaja. Jõuludel tuuletame meelde, et 2000 aastat tagasi sai Jumala sõna lihaks ja otsustas meie keskel elada. Jumala poeg tuli maailma, et meid lohutada ning patust ja surmast päästa. Ta tuleb meie juurde, sest ta tahab meile näidata, kui suur on tema armastus meie vastu. Aga kas tõesti armastab Jumal meid ümber? Mõnikord me kahtleme ja kardame Jumalat. Ja tegelikult on Jumala ees loomulik hirmu tunda. Oleme nii väiksed ja nõdrad ning Jumal on maailma looja.
ta on nii suur ja võimas, sest issand kõige kõrgem on kardeta, ta on kogu ilma maa suur kuningas, ütleb salm. Kas nii võimas ja kardetav oled, võib meid armastada. Kuid Jumal teab seda. Ta teab, et me kahtleme tema armastuses. Ta teab, et ilmselt tunneksime ennast mugavamalt, kui me oleksime lihtsalt tema orjad. Kuid ta ei taha, et me tunneksime tema vastu hirmu. Vastupidi, ta soovib, et me elaksime tema juures. Ta ei taha, et oleksime orjad, vaid lapsed. Seega ta on teinud end nii väikseks vaatavaid laps, et sa läheksid usaldusega tema juurde. Jumal on laps ja kui lihtne on nüüd teda usaldada, armastada ja kummardada. Jumal on vaik laps, kes elab praegu meie südames. Seal tuleb meid temast hoolida ja teda kaitsta. Oleks kurb, kui meie süda oleks nagu külm ja vaene sõim. Aga kui ilus oleks, kui seal leiaks Jeesus sooja varga paika. Maailmas ei ole nii palju inimesi, kes Jumalat armastavad. Proovigem teda hästi kohelda. Proovigem oma südameis see laps sünde võtta ja teda õnnadel tuliste sõnadega tundide viisi hoida. Proovigem teda suudelda ja teda oma vahel kuulutada ning talle laulda. Nimetagem teda kuningaks ja armastuseks, oma Jumalaks, ainsaks ja kõigeks, mis meil on. Kui palju armastust vääris see laps. Nende päevade jooksul on oluline niimoodi palvetada, kui võimalik siis jõuda seine juures vaikuses. Seda on vaja, sest mõnikord ka meie kardame ja oleme hirmunud ning unustame Jumala armastuse suurused. Aga jõududel, nagu ütleb evangeelium, näeb rahvast, kes käib pimeduses, suurt valgust, kes elavad surmavääril maal, neile paistab valgus. Vast sündinud Jeesus on meie valgus. Jumala armastus on meie valgus ja valgus tuleb meie vaidlusest. Jõulus võimes magab Jeesus. Jumal magab võimes ja seal räägib ta meiega ilma sõnadega. Annab meile oma tahtuse lohutada meid. Ainult vaidluses saame kuulda oma südamest Jumala sõnu, sest Jumala armastus tegutseb vaikselt ja vaidluses. See on jõude saladus. Seega me laulame Püha õigtöö, kõik maast rahvusseis, Joosep Kallo Maria hääl, hindab lapsuke võõrade hääl, magab kaotuste rõõm, magab kaotuste rõõm. Palugem Maanel ja Joosepi, kes on jõudnud inimese alati Jeesuse juures, et me õpiksime end koguma hingega Jumala ja andma ja teda alati usaldama. Jeesus tahab, et me oleksime tunnusad. Ta on kaotuste rõõm. Ta on meie rõõm. Isa ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
ja nüüd tõusme püsti ja pöördume oma palve Jumalale. Seda on palunud siia kõige väärne Jumal, Kristuse meie esindaja. Ja nüüd palvetage Jeesus meid õnnepäeva. Meie isa, kes oled taevas, kristus olgu sinu nimi, sinu nimi tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas ja nagu maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen. Issand olgu teiega. Õnnistagu teid kõige väärne Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim ning Jumala rahvus